kui su hing ihkab midagi magusat, siis mine revideeri oma külmkappi ja võta sealt võid nii palju, kui sul seda seal on. Minul oli külmikus ainult nii palju võid. Loodame, et aitab sellest võist, igal juhul see või rändab nüüd kastrulisse. Kallame selle või peale umbes täpselt kuigi palju suhkrut ja mikserdame selle või suhkruga segamini. Lisame ühe muna. Ja vahustame edasi. Järgmisena oleks vaja lisada küpsetuspulbri ja soolaga segatud jahu. Ma ei viitsi eraldi selle jahu küpsetuspulbri ja soolaga segama hakata. Sellepärast ma panen jahu kihiti, natukene jahu. Natukene soola. Veel jahu. Küpsetuspulbrit. Ja veel jahu. Nüüd natukene segame need värgid omavahel siin segamini ja vahustame selle massi taignaks. Igasuguks jätsin jahu järele, et võib-olla on vaja juurde lisada. Mul tekkis soov sellele põhjale ka natukene vaniljasuhkrut lisada. Ja klopime veel veidi. Asetame küpsetuspaberi plaadile. Ja surume selle põhjapuru ilusti siin plaadi peal ühtlaseks taignaks. See taigen on nüüd ilusti kenasti plaadile surutud ja ma asetan selle taigna ahju 200 kraadi juures 10 minutiks. Nüüd eraldan munakollased munavalgetest. Mune panen suvaliselt, nii et ta mul ikka ahjuplaadi ära kataks. Nüüd klopime lahti munakollased. Lisame siia munakollastele ka kondentspiima. Segame selle kondentspiima ilusti munakollastega segamini. Ja valame siia munakollaste ja kondentspiima segu hulka ka hapukoore. Ühest pakist piisab. Nii, ja me klopime ka selle hapukoore siia munakollaste ja kondentspiima segu hulka. Seejärel lisame sellele segule punased sõstrad. Ja segame need segamini siia. Vahetasin vispli kuldse rusika vastu ja kallan nüüd selle munakollase segu kõik siia ahjuplaadi peale. Ja nüüd asetame selle koogi ahju ning küpsetame seda kooki 180 kraadi juures 30 minutit. On aeg munavalge tugevaks vahuks kloppida koos tuhksuhkruga. Ja kuna mul tuhksuhkrut ei ole, siis ma mikserdan kohviveski sise tuhksuhkrut. Lisan esimese koguse tuhksuhkrut munavalgele ja hakkan munavalget vahustama. Kokku
kokku lisan tuhksuhkrut siia 3 erinevas jaos. Aga nagu ütlesin, siis nüüd hakkan munavalget kloppima. Munavalge on nagu on ja nüüd lisan siia teist korda tuhksuhkrut. Ja panen ka 3. jao juba valmis, et hiljem veel lisada. Ja on aeg tuhksuhkrut ka 3. kord lisada. Munavalge on päris tugevaks vahustatud, kuhugi ei lenda ja nüüd asetame selle munavalge siia koogile ilusti. Munavalge on mul koogi peal ilusti kenasti laiali laotatud ja ma igaks juhuks puistan siia mõned üksikud punased sõstrad ka veel peale. Kuna mul on ka tordikaunistusi, siis ma raputan natukene ka tordikaunistusi siia peale. Ma küll ei tea, mida nad ahjus teevad ja milliseks muutuvad, aga seda huvitavam on teada saada, kui ükskord see koogikene ahjust välja tuleb. Ja paneme ka mõned sinised pärlid. Ja nüüd läheb see punase sõstra koogikene 180 kraadi juures 10 minutiks ahju. Ja nüüd on punase sõstra koogikene valmis. Koogi küpsetamine on alati üks mõistlik ja tänuväärne tegevus. Head isu minule!